Tere, head Vaba Akadeemia kuulajad! On ütlemata suur rõõm taas kohtuda oma auditooriumiga ja rääkida pisut vandenõuteooriate juttu. Olen siin viimasel ajal tegelenud vandenõuteooriatega ennekõike strateegilise kommunikatsiooni ja hirmu ja afektiga seoses, sest nagu me teame, hirm on tänapäeval üks olulisemaid faktoreid, mille kaudu siis erinevad strateegilised mõjutajad oma infomõjutust üles ehitavad ja vandenõuteooriad, nagu ma hiljem püüan näidata, sobituvad väga kenasti seda hirmufooni võimendama. Ja minu tänane loengu teema ongi siis näidata, kuidas erinevatel kultuurimälu kihistustel tulenevad hirmunarratiivid seotakse siis Kremli strateegiliste vandenõuteooriate levitamise teenistusse. Lähme edasi selle teema tutvustamisega. Minu teine uurimustöö suund on olnud ajaloonarratiivide kasutamine või siis üldisemalt öeldes ajaloo politiseerimine. Ja siin ma keskendun ennekõike siis Kremli infomõjutustegevusele. Ja nagu me teame, siis ajalugu ja ajaloonarratiivid, ennekõike riiklikult koordineeritud ajaloonarratiivid on just need, mille kaudu siis püütakse erinevaid geopoliitilisi eesmärke saavutada või legitimeerida, õigemini oleks öelda. Ja meil ei ole vaja kaugelt vaadata. Ukrainas on see väga selgelt seotud alati ajaloonarratiividega, see, kuidas Putin püüab legitimeerida oma ambitsioone seal oma invasiooniga seoses, aga ka siin Eestis seoses siis okupatsiooni eitamisega 40. aastal. Ja see on kindlasti üks teema, mis inimesi emotsionaalselt ärritab. Aga emotsioon, nagu me teame, on see, mida tänapäeval sotsiaalmeedia tingimustes eriti kasutatakse ära, et sõnumid saaksid minna kiiresti viraalseks, tekitada ühiskondlikke lõhesid ja nii edasi. Miks see niimoodi on ka väga selge, sest ajalugu on alati seotud meie identiteediga. Ja riiklikult koordineeritud ajalugu siis, või poliitiline ajalugu, mille mõiste juurde ma hiljem ka jõuan, on just see, mis püüab vastata kollektiivi seisukohalt, kes me oleme, kus me tuleme ja kuhu me võib-olla ka siis läheme. Ja rääkida siis infomõjutustegevusest, siis on selge, et selliseid narratiive rünnates on võimalik tekitada auditooriumis selgelt resonantsi. Järgnevalt tulebki siis juttu ajaloo politiseerimisest ja ennekõike siis kahest narratiivist, mis võrdväärselt on käibel Kremli infomõjutustegevuses, aga need ei ole kindlasti ainult loodud infomõjutustegevuse eesmärgil, vaid tuginevad üldse Kremli, ütleme siis peale Nõukogude Liidu kokkuvarisemist kujunenud ajalookäsitlusele ja ühtlasi ka riiklikule identiteedile. See on siis esimene on siis mineviku võitude rõhutamine seoses siis võiduga Natsi-Saksamaa üle teises ilmasõjas ja samas paradoksaalsel kombel rõhutatakse ka väga selgelt Nõukogude Liiduga lagunemisega kaasnenud katastroofi. Ja siin, nagu me teame, kui me räägime infomõjutustegevusest ja üldse riiklikult koordineeritud poliitilisest ajaloost, siis küsimus ei ole siin faktides. See ei ole üldse ajalooteaduse pärusmaa, mulle meeldib siin alati osutada Aleksander Etkindile, kultuuriteoreetikule ja kultuuriuurijale, kes ütleb, et poliitiline ajalugu, see pole mitte midagi pistmist faktidega, vaid üksnes selles, kui palju on sellest kasu riikliku poliitikate elluviimisel. Kuidas on seda võimalik uurida? Ka püüan lühidalt anda mõned viited. Ma ise olen tegelenud sellega ennekõike strateegilise narratiiviteooria raamistikus. Ja miks see nii on? See on jällegi seotud sellega, et need samad autorid, keda siin slaidil näete, Alistair Miskimmon, Laura Rosell ja Ben Olafin, tuntumad esindajad selle teooria kontekstis on rõhutanud, et strateegiliste narratiivide üks peamisi funktsioone on konfliktide
ja narratiiv alati tugineb konfliktile, konflikti esitamisele, protagonistide ja antagonistide väljakaardistamisele, on siis konfliktide mineviku, oleviku ja tuleviku raamimine. Ning selliseid narratiive kasutatakse poliitiliste eesmärkide õigustamisel, rahvusvaheliste suhete või siis liitude, allianside loomisel ja nii sise- kui välisauditooriumi avaliku arvamuse kujundamisel. Loomulikult ei teha seda mitte üksnes sellepärast, et kujundada mingit arvamust auditooriumis, vaid et selle arvamuse kujunduse kaudu seesama siht märgistatud auditoorium võtaks vastu siis neid otsuseid, reaalseid otsuseid, mis on siis sellele strateegilisele toimijale ennekõike kasulikud. Ja loomulikult selliste narratiividega, ennekõike just välisauditooriumis saab ka võimendada lõhesid, nagu me ise kogesime 22. aastal, kui nii-öelda monumentide sõda siin lahti läks seoses monumentide siis teisaldamisega, et väga selgelt oli näha ka infomõttuse tegevuse jälgi nii-öelda, kus siis seda teemat ühel või teisel viisil püüti võimendada, et erinevaid etnilisi ja erinevaid ajalookäsitlusi tunnustavaid rahvusgruppe siis omavahel tülli ajada. Nii. Näeme, et ühel või teisel viisil ja sama strateegiline narratiiv alati puudutab ajalugu. Nagu öeldud, on see mineviku, oleviku, tuleviku raamimine. Ja teisalt on oluline rõhutada, et kui me räägime konfliktist, siis on alati seal ka antagonist. Antagonist aga on see, keda kujutatakse ohuna. Seega püüan ma seda vandenõuteoreetilist strateegiate kasutamist vaadelda siis ühtlasi ka sellise kontseptsiooni valguses, mis aitab heita valgust siis Kremli infomõõtustegevusele ja see on siis strateegiline kultuur. Ma pärast seletan täpsemalt, mida siis selle all silmas peetakse rahvusvahelise suhete ja julgeoleku uuringute raamistikus. Ja teine siis hirmusemiotika, sest ka hirmusemiotika annab just meile võimaluse seletada, kuidas nendes samades vandenõu narratiivides pannakse kokku täiesti vastandlikud toimijad, keda siis arvatakse kujutavat peamist ohtu meie ehk mina identiteedile. Ja teine põhjus, miks just ma selliseid ajalooga seotud vandenõuteooriaid tänases loengus tahan nii-öelda näitena tuua, on üks uurimus, mis tehti juba kaugelt enne Ukraina sõja algust või invasiooni algust, Venemaa invasiooni algust. Oli siuke portaal, uurivate ajakirjanike portaal nagu Disinfo portal, kes tegi siis 2018 aasta juba uuringu, mis on kõige populaarsemad vandenõuteooriad Venemaal. Ja selgus, et ülekaalukalt olid need teooriad, vandenõuteooriad seotud ajaloo ja ajaloo käsitlustega. Ehk siis nähti nende erinevate ajaloo tõlgenduste taga, mida siis arvati, et nad võltsivad seda õiget ajaloo käsitlust, Venemaa vaatepunktist loomulikult, et see on teadlik koordineeritud tegevus lääne meedia teadusasutuste poolt, mille eesmärk on siis nii-öelda vähendada Nõukogude Liidu rolli ja ühtlasi Nõukogude Liit on siis Venemaa eelkäija, selle rolli siis teise ilmasõja võidus ja natsismi üle saadud võidus. Nii. Et siis natukene tausta anda, ma arvan, et väike pilguheit Venemaa just kaasaegsesse poliitilisse ajalukku või poliitilisse mälupoliitikasse oleks antud juhul sobilik. On välja toodud, et selline oluline murrang või selline väga selgelt koordineeritud tegevus hakkas riiklikul tasandil mälupoliitika suunas kujunema Venemaal välja Putini esimesel valitsuse ajal 2014
2005–2010. Just sel ajal hakkas toimuma siis suure võidunarratiivi kujundamine ja siin ei ole ka raske näha seda 2005 ja 45 aasta, eks ole, 60 aastat siis sellest suurest võidust. Ja üks oluline moment, mida on välja toodud, on, et sel ajal hakkas hägustuma riigivenelaste ja etniliste venelaste vahelised piirid, mis seostuvad ennekõike siis kaasmaalaste kontseptsiooni väljatöötamisega, kus siis nii-öelda Venemaa või venelaste kaitseks võidi astuda samme ka mitte Vene riigi pinnal. Ja nagu öeldud, siis erilise koha selles tegevuses mälupoliitikas sai just nimelt võidunarratiiv, mida siis võib ka nimetada Putini režiimi alusmüüdiks ja antifašistlikuks nii-öelda ideoloogiaks. Ja mis on selle põhiline tunnus, on see, et Venemaa kui Nõukogude Liidu järglase vaatepunktist soovitatakse rõhutada just nimelt Venemaa rolli natsismi purustamisesse ja ühtlasi selle kaudu õigustada enda pretensioone julgeolekuarhitektuuri kujundamisesse Euroopas. Ja sellel kah osutatud päris mitmed teadlased, et just selle kaudu nad püüavad siis õigustada ka tänapäevaseid poliitikaid, mis siis seostuvad julgeolekuarhitektuuriga täna. Ja samal ajal, nagu on osutanud Rootsi rahvusvaheliste suhete uurija Alexander Goltz, et Putini esimesel ajal toimus väga tugev avaliku diskursuse muutus sõjaretoorika suunas siis, ja hakati välja kujundama patriotismi mõistet. Loomulikult patriotismi mõiste ei ole kaugeltki uus, ka Nõukogude patriotism oli meil tuntud termin, mida hakati ennekõike just siin Stalini ajal arendama, kui toimus võitlus ka kosmopolitismi vastu. Aga mis on nüüd oluline, et see sõjaretoorika tõus, sõja rõhutamine, militarismi rõhutamine on just seotud sellise emotsionaalse diskursuse levimisega kogu avalikus siis inforuumis. Ja just nimelt selles mõttes võiks ka mõelda või mõtestada kuulsat Putini lauset, et Nõukogude Liidu lagunemine kujutas endast 20. sajandi suurimat katastroofi. Et Venemaa tõuseb nüüd nii-öelda põlvist ülesse ja taastab oma staatuse suurvõimuna. Samal ajal aga tundub, et kui me vaatame natukene nagu esmapilgul, et kuidas siis nii, ma saan aru, et võidunarratiiv ju annab inimestele nii-öelda tugeva identiteedi positiivse tunde, siis kuidas siis katastroofi moment, mis on selgelt negatiivse taustaga, võiks mängida sarnast rolli. Sest just samal ajal enam-vähem hakati rõhutama selle katastroofi suurust ja et peale Nõukogude Liidu lagunemist moodustavad siis venelased ennekõike suure kaotajate kogukonna. Ja võibki öelda, et need kaks narratiivi on ühe ajalookäsitluse kaks külge või mündi kaks külge. Ja neid selliseid viiteid selle katastroofi suuruse kohta, selle sama lause kohta on hästi palju erinevates diskursustes. Võib-olla kõige kuulsam 23. aastal, siis praegu vist on ta Putini nõunik ja vastutab ka vist hariduspoliitika ees Kremlis, Medinski ilmutatud raamat, seal oli see sama lause kohe ajalooõpiku, mis oli mõeldud kas 10. või 11. klassile, epigraafina, motona siis, ehk siis see annab tegelikult kätte selle, kuidas me peaksime järgnevat ajalooõpikus kuuldud nähtut siis tõlgendama hakkama. Nii.
Nagu öeldud, poliitiline mälu on siis sihipäraselt kujundatud ja riiklikult koordineeritud ajaloo narratiiv. Ja nüüd võimegi küsida, millist strateegilist eesmärki omavad need kaks vastandlikku narratiivi Kremli infomõjutustegevuses. Võidunarratiivi ja kaotuse narratiivi, mis esmapilgul tunduvad, et omavahel vastuolus, rõhutamine. Nagu kirjutab Prantsuse ajaloolane ja mälu-uurija Pierre Nora, siis poliitiliselt konstrueeritud riiklik või siis rahvuslik mälu levib peamiselt poliitiliste liidrite, ametlike kõnede ja mäletusürituste kaudu selleks ette nähtud paikades. Need paigad võivad olla ajaloolised või ka pseudoajaloolised. Me enda kogemusest ju teame, eks ole, siin erinevad mälestusmärgid, ausambad, mis olid pandud justkui toimunud teise ilmasõja lahingutele Eestis nõude ajal, siis tegelikult seal ei olnud kaugeltki neid lahinguid üldse toimunud. Ehk siis tegemist oli puhtalt sellise ruumi sakraliseerimise katsega. Ja poliitilised liidrid mängivadki siin sellise poliitilise ajaloo väljakujundamisel kõige suuremat rolli. Ennekõike just tänu sellele, et neil on ligipääs meediale, neil on olemas ressursid ja ressursid ka näiteks teistsuguseid narratiive nii-öelda eemale peletada. Sest see on väga oluline, et loomulikult vastavalt sellisele riigi tsentraliseerituse astmele võib teistsugusesse narratiivi, teistsugusesse poliitilisse narratiivi, ajaloo narratiivi suhtumine olla vägagi eitav. Me teame väga hästi, et Venemaal on kõiksugu katsed nii-öelda seada kahtluse alla Nõukogude Liidu panus natsismi purustamisesse kriminaliseeritud ja näiteks isegi Vene Föderatsiooni rahvusliku julgeoleku strateegia vaatab 21. aastal välja antud strateegia vaatab katseid Venemaa rolli vähendada nii-öelda teise ilmasõja ja natsismi üle saavutatud võidus, kui katseid või kui ohtu riigi kultuurilisele julgeolekule, see on tsitaat siis, jah. Nii. Aga mis rolli mängib siis lein, kaotus? Siin võiks osutada Ernst Renanile, kes juba 100–150 tagasi kirjutas, et lein rahvusliku mälestusena on olulisem kui võidurõõm, sest see paneb rahva peale kohustuse. See sunnib neid ühiselt pingutama, et siis see kaotuse valu ületada. Ja Saksa mälu-uurija Aleida Assmann on siin rõhutanud, et kui võitjate triumf jääb minevikku, siis kaotajate triumf on alati suunatud tulevikku. See aitab siis seadistada meie eesmärke, poliitilisi eesmärke tulevikuks. Revansseerida näiteks, jah. Ja selles mõttes, ma siin lisan veel Assmannile osutades, et kaotajate perspektiivist on see selline mälustrateegia suunatud ennekõike enese ülistamisele ja müüdiloomele. Ja siin on ilus tsitaat, mida ma kohe tahaks tsiteerida, mis toob meid ka vandenõuteooriate juurde. Rahvusliku alanduse kogemusele vastandatakse seega fantaasiapõhise ümbertõlgendamise vahenditega, spirituaalse või moraalse ühendamise narratiiviga, katarsilise puhastumise või uue aumüüdiga, patuoina kujundi või reetmise ja äraandmise legendiga. Just täpselt need asjad, mis on iseloomulikud ka ju vandenõuteoreetilisele nii-öelda mõtlemisele. Ja just täpselt sellist nii-öelda äraandmist, reetmist, patuoina otsimist me võime ju näha Venemaa ajalookäsitlustes, riiklikes ajalookäsitlustes
pikema perioodil. Ka dekabristide ajaloo, dekabristide ülestõus on vaadeldud kui välise nii-öelda mõju tulemusena. Täpselt samamoodi Tšernobõli katastroof, kui tuli välja, mäletate, vist oli Netflixi sari, siis kohe tuli ka välja Venemaal Tšernobõlist samasugune sarnane sari, aga seal ei olnud põhjuseks selleks katastroofiks mitte see, mida me võiksime nimetada vene keeles bespredeliks, vaid ennekõike salajased lääne mahinatsioonid, kes siis tegid tuumašantaaži ja viisid siis Tšernobõli katastroofini. Täpselt samamoodi on erinevad vandenõuteooriad selgitamas, miks toimus tuumaallveelaev Kurskiga katastroof, see oli 2000, kui ma õigesti mäletan, 2001. Ja mul on hea meel siin meenutada ühte lugu, millest rääkis Mihhail Lotman, et ka joomarlus Venemaal on seotud vandenõuteooriaga või vandenõuga. Ja see rääkis seda lugu, siis, et võt, et kaks inimest räägivad, et kõik on alati mingi lääne poolt tekitatud ja nii edasi, et ka meie joome venelased nii palju sellepärast, et lään meid mahineerib. Ja siis teine, kes oli natukene kahtlustad, võib-olla ka ülepingutatakse selle jutuga, et aga kus on tõendid? No aga mis tõendid vaja on? Joome ju palju. No ongi kogu lugu. Aga mis oli siin nüüd oluline, see sõna bespredelja, millele ma juba osutasin, et üks oluline moment on Venemaa vandenõuteooriates alati, et see on seotud vaimsusega. Et ennekõike püüavad siis välisjõud, kasutades ära loomulikult ka sisemisi kaasajooksikuid, õõnestada Venemaa rahvuslikku vaimsust, mis iganes selle all siis mõeldakse. Ja see on üks oluline tunnus, mis eristab väga paljuski näiteks Venemaa vandenõuteooriaid teistes kultuurides levivates vandenõuteooriates, kus seda vaimsuse momenti nii palju üldse ei rõhutata. Nii. Aga see annab meile võimaluse nüüd tulla ühe mõiste juurde, millest ma rääkisin juba ka alguses, ja see on Vene strateegiline kultuur. Strateegiline kultuur siis John Glenni, Ameerika rahvussuhete uurija järgi võiks defineeritud olla kui ühiste veendumuste ja eelduste kogum, mis tulenevad ühistest kogemustest ja aktsepteeritud jutustustest, nii suulistest kui ka kirjalikest, mis kujundavad kollektiivset identiteeti ja mingi sotsiaalse rühma suhteid teiste rühmadega ning mis mõjutab turvalisuse saavutamiseks valitud eesmärgi ja vahendeid. Just nimelt see rõhk teistele ja teisele on siin antud juhul oluline, ehk siis kes on läbi kultuuri ajaloo või ajaloo üldse tervikuna kujutatud siis Venemaal ohuna. Ja siin on päris mitmed autorid osutanud, et Venemaa strateegilise kultuuri tuumaks on tajutav haavatus välisrünnakutel, mis põhineb 4 omavahel tihedalt seotud narratiivil. Oluline on rõhutada tajutav. Küsimus ei ole siin objektiivses ajaloo käsitluses nii-öelda, vaid see, kuidas mingi kollektiiv tajub siis seda ohtu. Territooriumi ulatuslikkus on see põhiline aspekt siin, ehk siis Venemaa on üüratu suurusega ja seetõttu alati avatud nii-öelda võimalikele interventsioonidele väljaspoolt. Selles kontekstis on tore üks lugu legendaarse, ja võib tõesti öelda legendaarse Nõukogude Liidu välisministriga, Andrei Gromõkoga, kes kohtudes siis Jaapani ametivendadega vastas. Kui talt küsiti siis Sahhalini saarte staatuse kohta, nagu me teame, siis peale teist ilmasõda Sahhalinid kuuluvad Venemaale ja veel vist paar saarekest, mis enne kuulusid Jaapanile. Et miks ei võiks siis Jaapanile need tagasi anda, te olete nii suur riik. Aga Andrei ütles niimoodi, aga võt sellepärast olemegi suur riik, et mitte midagi me tagasi ei anna. Aga eks nad siis ise omale seda auku kaevavad ja see suuri
piire muudkui suurendavad, jah. Teine moment siis seotud sissetungidega Venemaale ja ennekõike just läänest. Kuigi nagu me teame ajaloost, Venemaa ajaloost, et sissetungid on ju toimunud ka ida poolt, mongoli tatarite poolt, aga praeguses nii-öelda tajutava ohuna on ennekõike esil lääne poolt tulenev oht. Noh, see on võtnud läbi kultuuriajal, Venemaa kultuuriajaloo ka erinevaid kujusid, mäletame kas või slaavlaste ja läänlaste vaidlus siin 19. sajandil. Ja võt siis viimase punktina, mida võib kohe välja tuua, on sisemiste ja väliste ohtude seotus. See on väga oluline aspekt, sest see on oluline ka, kui me räägime vandenõuteooriatest, mida Kreml jagab ja levitab, aga ka mida ta võib-olla ei jaga, aga ikkagi levivad Venemaas. Ehk siis need seosed just välisve ja sisemise vahel, vaenlase vahel on väga tugevad. Ja noh, kui me tuleme nüüd vandenõuteooriate juurde, siis mäletame, eks ole, Stalini suurt puhastusi 37-38 aasta, kus ka välised toimijad, siis vandenõulased, siis olid väga selgelt mestis siis kohalike endiste Lenini võitluskaaslastega. Või siis praegused kartused värviliste revolutsioonide ees. Värvilised revolutsioonid on ikkagi need, mida siis lään justkui Kremli arvates salamisi toetab, aga toetades sellisel viisil, et tegelikult see põhiline toimetaja siis Venemaal endal on ikka see kohalik elanikkond. Ja et mitte siin liiga palju rääkida ebamääraselt, toome ühelt härrasmehelt ilusa tsitaadi. 2020 on see Heide tsitaat pärit, kui ta andis intervjuu, tegemist on siis Nikolai Patrusheviga, paljud arvavad, et tegemist on teise mehega siis praeguses Venemaa võimuladvikus. Noh, hakka nüüd täpselt neid kohti siin arvutama, see ei olegi nii tähtis, aga kindlasti on üks oluline Ukrainasse invasiooni arhitektidest. Ja võt, tsitaat siis ise järgmine. Ja vaatame kohe, kui palju tegelikult haakub see sellise strateegilise kultuuri varasemad tunnustega. Plaanitakse samme infosurve intensiivistamiseks Venemaa vastu, et hävitada Venemaa vaimsed, moraalsed, kultuurilised ajaloolised väärtused. No võt, just nimelt jällegi see rõhuasetus, mida me juba nägime tegelikult, seesama ju kattub väga Patrushevi tsitaat Alan Dallesi vandenõuteooriaga, mis siis Nõukogude Liidu ajal levis Venemaal, kus ka arvati, et siis Ameerika luureagentuurid suudavad nii-öelda kommunistlikku väärtusi ära tinistada ja kommuniste, komsomole, ja siis neid kuidagi rüvetada läänelike väärtustega. Nii, ja nende peaeesmärk, nagu Nikolai siin ilusti ütleb, on lõhestada Vene ühiskonda, suruda peale neile kasulikke väärtusi ja arengumudeleid ning manipuleerida avaliku teadusega. Noh, mis saab veel jubedam olla, võime küsida siin. No võt, nüüd me olemegi jõudnud siis Ukraina juurde. Kuna me tahaksime natukene seda Venemaa strateegilisi vandenõuteooriaid vaadelda kaasaja kontekstis, siis väike keskendumine sellele oleks võib-olla nagu õigustatud samm. Ja Ilja Jablokovi arvates, kes on üks tuntamaid Venemaa vandenõuteooriate uurijaid, ütleb, et 2014 aasta ja Krimmi annekteerimine tähistas pöördepunkti vandenõuteooriate levitamisel Kremli poliitilise eliidi poolt. Loomulikult need olid juba varem seal levinud, aga see siis andis väga selge suuna. Ja enne kõike just seotud siis Krimmi annekteerimisega ja selle selgitamisega, miks sellised asjad võivad Ukrainas juhtuda, värvilised revolutsioonid. Ja noh, loodi siis selline selgitus, et lääne luureasutused toetavad siis Ukraina
tollal valitseva võimu vastaseid liikumisi, rahastavad neid ja tulid käibesse väga selgelt meedias, Venemaa meedias sellised mõisted nagu viies kolonn, rahvuse reeturid, Ukraina fašistid. No, Ukraina fašistid, Ukraina natsid on ju tegelikult väga selgelt esil ka praeguse poliitilise eliidi poolt Venemaal, kuigi sellest on möödas juba 10 aastat. Ja võib öelda, et tegelikult sellised Ukraina rahvust eitavad ja natsismi seoseid loovad vandenõuteooriaid on pealt täiemahulise invasiooni algust levinud massiliselt. Ma olen siin toonud välja lihtsalt paar viidet Putini enda kõnedele, kus ta siis näiteks 21. veebruari kõnes 22 aasta mainib biolaboratooriume, kollektiivse lääne rusofoobiat, moraalset allakäiku, lääneriikide juhitud vandenõud ja sama aasta septembris räägib ta jällegi nagu Patruševgi sellest, kuidas lääne eesmärgiks on ennekõike hävitada meie venelaste hinged. Nii, aga mis on nüüd oluline, et see ei ole ainult poliitilise eliidi seas ringlevad vandenõuteooriad, vaid nagu osutavad oma suures uurimuses julgeolekuteadlased, Rootsist pärit Martin Gra, Erik Adermo ja Lilia Makašova, kes analüüsisid 500 artiklit, mis olid pärit siis juhtivatest militaarajakirjadest Venemaal. Umbes 500 tekstist neist ja seal kubises viiteid vandenõuteooriatele ja lääne mahinatsioonidele Venemaa suunas. Seega see arusaamine, et Venemaa on kuidagi ümber piiratud, seesama raamatki siin Portas Rossija on tegelikult hea kujund, mis iseloomustab kogu seda Venemaa strateegilist kultuuri kui ka Venemaa vandenõuteooriaid, et Venemaa on ümber piiratud. Me peame kaitsma ennast igast suunast, aga ennekõike lääne suunast. Ja? Nii. Kuidas siis ukrainlastega siin asjad edasi lähevad? Vot, üks asi on lihtsalt nimetada ukrainlasi natsideks. Ja? Aga kui Putini eesmärk on Ukraina allutada, siis on vaja kuidagi neile ka mingi positiivne dimensioon anda. Ja vot seda võimaldab tegelikult üks teine kontseptsioon, mis hakkas ka ringlema 2000. aastate keskpaigast, ehk siis see Vene maailma kontseptsioon, mis kujutab Moskva nägemus Nõudeliitu ja endist Nõudeliitu ühe ainsa vene kultuuri ja keele universumina, mis on väga oluline, tugevdatud ühise ajaloolise kogemusega, sealhulgas relvavendlusega suures isamaasõjas. No, kõige parem näide tõesti sellest nii-öelda nägemusest, ma arvan, on siis Putini kuulus kõne, mitte kõne, vaid traktaat, seda võite igal pool lugeda, aga ei pea loomulikult, lugemista väärt eriti ei ole, venelaste ja ukrainlaste ajaloolisest ühtsusest, kus ta siis rõhutab Kiievi rolli, eks ole, ja see ilmus 21 aasta vahetult siis enne nii-öelda täiemahulist invasiooni ja on väga selgelt näha, et see on ettevalmistus selleks, mis seal juhtuma hakkas. Rõhutas siis Kiievi rolli kõigi Venemaa linnade emana ja jõuab siis, sellest traktaadist on opib erinevaid ajaloosündmusi, mis kinnitavad tema teesi ja lõppjäreldus siis enam-vähem viimane lause kõlab niimoodi. See käib siis ukrainlaste ja venelaste kohta. Koos oleme alati olnud ja jääme palju tugevamaks ja edukamaks, sest me oleme üks rahvas. No vot. Ja kõik need arusaamised Ukraina riiklikust iseseisvusest, kultuurilisest eripärast on loomulikult sellise nähtuse või sellise arusaamise järgi nonsense.
ja nad püüavadki erineval viisil Ukraina iseseisvus siis ja eripära kuidagi ironiseerivalt maha teha. Ja näide siin 22. aastal nimetas Putin seda Ukrainat Vladimir Iljitš Lenini nimeliseks Ukrainaks. Ja taust on siis see, et Ukraina kui mingi eraldi vabariik justkui oli Vladimir Iljitši poolt siis loodud. Ja. No vot. Ja võibki öelda, et Kremli poliitilise eliidi poolt kuulutakse ukrainlasi kui sise- ja välisvaenlaste poolt ajupestuid, kes edendavad Ukraina natsionalismi ja ohustavad selle kaudu siis ühtlasi Venemaad. Ma tsiteerin siin Borensteini, Elliot Borensteini, kes kirjutas 22 aasta sellise korraliku uurimuse, mis on need poliitilised eesmärgid ja kuidas siis need kaks narratiivi, eks ole, ukrainlased kui natsid, ukrainlased kui meie saavad koos eksisteerida. Põhjus on väga selge, et kõik ukrainlased ei saa natsid olla, sest siis nad ei saaks meie olla. Samas siis tuleb mingi osa väike klikikene, Zelenski poolt juhitud, Kremli järgi muidugi, Zelenski poolt juhitud Kiievi klikk on siis natsid ja manipuleerivad loomulikult koostöös ja Ameerika ja teiste lääneriikide toetusel siis ukrainlaste teadvusega, sisendades neile selliseid kummalisi arusaamisi kultuurilisest eripärast. Tõesti, jah. Kuidas siis nii tohib. No vot. Ja mis on nüüd oluline, mis see kaotus ja võit siin antud juhul tähendab, on see, et rõhutades seda kaotust kogu aeg, jah, et Nõukogude Liidu lagunemisega läks midagi meist kaotsi. Seega on venelaste identiteet, mis, ma jagan pigem seda seisukohta, on imperialistlik, ei saa olla terviklik, sest ilma Ukrainata Venemaad impeeriumina ette kujutada on väga keeruline. Seega ei ole võimalik ka kollektiivset identiteeti, meie tunnet kujutada püsivalt stabiilsena ja terviklikuna, kui me ei ole enam impeeriumi elanikud. Ja teiselt poolt siis see võit, et me suudame seda uuesti teha. Suudame uuesti selle fašismi ja natsismi siis hävitada. Antud juhul siis kõigepealt Kiievi klannis näol ja hiljem loodetavasti siis vähemalt Kremli silmis ka siis kuskil mujal Euroopas. Nii. Nüüd aga võime rääkida, kuidas on kõik seotud hirmuga. Sest üks moment, mida ma tahan siin tänases ettekandes ka rõhutada, on see, et need tegelased, kes sinna narratiivi siis pannakse ja kuidas see kokku seotakse, tundub esmapilgul nagu ebaloogiline. Aga siin ongi see, et diskursuse loogika on midagi muud kui loogika, mida me võib-olla õpime kuskil loogikatundides. No vot, miks hirm on üldse oluline strateegilises kommunikatsioonis ja infomõõtustegevuses, kui me räägime inimeste auditooriumi siis meelsuse ja otsustusprotsesside kujundamisest. Osutan siin Jaan Valsinerile, kultuuripsühholoogile, kelle järgi mida äärmuslikum on emotsionaalne pingestatus, seda enam sunnib sellega toimetulekuvajadus looma lihtsustatud seletus kriisiolukorrale. Ja kui me nüüd mõtlema hakkame ja tuletame meelde kõiki neid vandenõuteooriatest räägitud loenguid, mis meil siin Vaba Akadeemias on olnud, siis üks peamine kese siin on olnud, et vandenõuteooriad pakuvad lihtsat seletust maailma hädadele. Siin väga vabandan, tegelen ka nii-öelda varjatud sisuturundusega, tuli just välja meil raamat Tallinna Ülikooli poolt, kus me just nimelt püüame semiootikat kasutada siis sellise hirmu tähendusloome analüüsimisel. Et väga värske raamat just. Nii, ja mis siis on selle hirmuga seoses? Seal valdab selgelt analoogiline mõtlemine, analoogiatel tuginev mõtlemine, sarnastamine.
ja hirmuatmosfääris, nagu on kirjutanud Juri Lotman, on hirmuobjekt ennekõike nende semiootiliste koodide sünnitis, mille abil sootsib ennast ja ümbritsevat maailma tähendust taab. Analoogia puhul iseloomustatakse ühte objekti sageli teise metafoorilise asendamise kaudu, mistõttu tuleb teksti adressaadil ehk siis auditooriumil osutatud elementide täpsemad seosed sageli ise välja mõelda. Neid ei ole väga selgelt kirjeldatud. Neid markeeritakse pigem analoogiale osutamise või nimetamise enda akti kaudu. Ehk siis sellistel juhtudel on hirmuobjektide vahelised põhjuslikud seosed suhteliselt lõdvalt määratletud ja assotsiatiivsed. No vot. See aitabki tegelikult seletada, vähemalt ma loodan, ma suudan siin seda näidata, et kuidas saavad vandenõu narratiivides esineda antagonistlikud tegelased täiesti erinevatest aegruumidest. Leidsin ühe pildi siin natukene netiavarustes seigeldes, mis kujutab siis ühte plakatit Donetski rahvavabariigi tänavatelt, kus siis on kujutatud, mis on Vene rahva saatus. Võidelda siis ja kaitsta oma kodumaad. Kaitstakse selle kelle iganes vastu. Nii. Oluline on siin see, et selline hirmusemioos, analoogiatel tuginev, kus seos on pigem assotsiatiivsed, võimaldab siduda kokku erinevaid nähtusi nii-öelda tähendusliku liimina. Ja vaenlane esitatakse sageli sellise ajatu ja muutumatuna. Tänased ukrainlased tegelikult võtavad lihtsalt selle positsiooni, mis varasemalt oli natsidel, bandeeralastel, kollektiivsel läänel ja nii edasi. Nad on lihtsalt asemikud. Antud juhul nad täidavad väga head rolli, kuna nad sobituvad sellesse geopoliitiliste eesmärkidesse, mida siis Putini režiim tahab Ukrainas saavutada. Ja Mihhail Lotman on osutanud, et nii Balti nats nõukaajal, kui Ukraina nats tänapäeval, islami terrorist, tšetšeeni terrorist või sisevaenlane, nad mingil määral on alati väga sarnaselt kirjeldatud. Kuigi esmapilgu võib tunduda, et mis on natsil ja islami terroristil sarnasust. Ehk siis ta tugineb sellel kultuurilisel hirmu arheotüübil. Ja sellised nii-öelda antagonistlikud vaenlased saab alati asendada vastavalt selle strateegiliste eesmärkidele, mida siis üks riik tahab teostada. Sest need narratiivid ei tugine kuidagi vaakumis, vaid nad tulevad just nimelt kultuurimälust, mida ma täna siis püüdsin näidata ka strateegilise kultuuri kontseptsiooni kaudu püüdsin avada. Seega sobitub nad väga hästi sellesse strateegilise kommunikatsiooni ja infomõõtuse eesmärkidega. Me võime nüüd küsida lõpuks, miks vandenõuteooriad üldse toimivad ja töötavad, kuigi me siin otseselt mingit retseptsiooni analüüsi ju ei ole teinud, aga ma viitan siin Karen Douglasele, sotsiaalpsühholoogile, kes on välja toonud, et vandenõude teooriad täidavad episteemilisi, eksistentsiaalsed ja sotsiaalsed funktsioone. Eksistentsiaalse hirmutunde kanaliseerimiseks ja võimendamiseks seejuures, levitab Kreml erinevaid vihjeid vandenõuteooriatele. Lääs on kõige selle taga, Ukraina natsid, kes iganes. See tekitab pideva ohustatuse tunde auditooriumis. Miks see oluline on infomõõtustegevuse seisukohalt? Just nimelt, et inimene tahab siis auditoorium, tahab saada kiireid, lihtsaid vastuseid, et sellest pingeolukorrast, mida see hirm on tekitanud, vabaneda. Ja ühtlasi pakubki just nimelt seesama vandenõuteooria kiiresti ka ühtlasi
lahenduse, ehk siis episteemilist funktsiooni. Ta pakub episteemilist funktsiooni selles mõttes, ta pakub selle seletuse, kes on selle hirmutunde taga. Ja sotsiaalne funktsioon on loomulikult luua kogukonda, mobiliseerida rahvast, täitmaks siis neid eesmärke, mida poliitiline juhtkond soovib saavutada. Seetõttu vandenõuteooriate kummutamine on keeruline ettevõtmine ja see on ka võib-olla üks seletus, miks neid hea meelega kasutatakse poliitiretoorikas, aga ka laiemalt siis riikidevahelises suhtlemises. Aitäh!